Ja alustamegi siis niiviisi koha pealt ja kaugelt seda seminari, et Erko, palun. Tervist, mina olen siis Erko. Kaameras võin lehvitada, aga pole mõtet. Ja räägin siis sellest, et kuidasmoodi ma olin aasta Ameerikas ja mis ma seal tegin. Ehk läksin projektiga PAF ehk siis Balti Ameerika Vabadusfond. Ja seal on all siuke alamprogramm nagu Research Scholar Program. Ja selle eeliseks on see, et saabki minna terve perega, et ei pea olema üksi aasta aega perest eemal. Ja siis pildi peal olemegi siis meie mägede taustal. Tõesti mägedes oli kuni aasta läbi ikkagi oli võimalik lund näha mõnes kohas. Siis kus ma käisin, oli, et mina olin Colorados ja siis on äärmiselt poliitiline kaart ehk nii-öelda Trumpi ehk siis viimased presidendivalimiste kaart. Punased osariigid valisid vabariiklasi ehk siis Trumpi ja sinised siis demokraate. Ja kui üldiselt ongi see, et keskmised ida- ja läänerannik, nemad valivad demokraate, et siis keskel on ka Colorado ja New Mexico on sellised erandid. Siin on ka keskmine haridustase on märksa kõrgem, sellega seletatakse. Aga jah, mina olin Colorados ja siis siin on nüüd geograafiline kaart, et kui siit natuke lõunasse minna, et on Denveri linn ja minu töökoht on seal, kus ma käisin, on Table Mesa, Enkari maja on siin mäe otsas, siis siin kaardi pealt üsna hästi joonistatud välja siuke triip, et siit paremal või siis ida pool on põhimõtteliselt Eesti moodi tasane, lääne pool on mäed, et siin Table Mesa oli 1,6 kilomeetri peal. Mina elasin Nederlandis, mis on ka tõlkes tasandik. Jah, võrreldes ümbruskonnaga ta ongi natuke tasasem maa. See on nüüd 2,5 kilomeetri kõrgusel. Ja siis siin Mount Jasper ja teised, need on kohalikud 14 000 jalased mäed, mis on ikkagi natuke üle 4 kilomeetri juba. Ja siis ma sõitsin enam-vähem iga päev üles-alla. Väga huvitav oli. See vahe on üles-alla on kilomeeter, aga teed pidi oli 20 miili, umbes 30 kilomeetrit. Enam ei mäleta. Aga ajaliselt jah, umbes 50 minutit. Ja kuna see tee sinna alla läks, see tee oli remondis, tegi seda paremaks, juba paar aastat oli remondis olnud ja prognoosi järgi pidi lõppema eelmine aasta ja tõenäoliselt ei lõppe ka järgmine aasta, et siis vahepeal oli läks ka kauem. Nii, ja siis hoonekene ise on siin mäe otsas paistab, Suuremäe taustal. Ja et ongi tehtud spetsiaalselt sellist, et ta sulanduks mägedega hästi kokku. Et on ta sellist värvi. Ja siin selle mäedega on ka seesama hoone, aga lund ja avarust oli seal talvel ikka üsna palju. Kuigi samas lumega on see, et kuna laiuskraad oli ikkagi natuke alla 40, et siis päike oli ka südatalvel oli kõrgemal, kui meil suvel läks ka peaaegu sama kõrge, et siis ikkagi see lumi sulas ka üsna kiiresti teinekord. Nii, siis nüüd on siin see hoone siis natuke teise nurga alt. See hoone siis ehitati 64–67, arhitekt MP ja ma arvan, et see mees sündis mitte sirkel, vaid vinkel käes,
sest kõik, mis on, kõik on täis nurga all. Nurkasid on palju. Aga hoone on tõesti suur, et üle 2 hektari on seda pinda ja korrusid oli vist kohati 7 ja kuni lõpuni suutsime seal ikkagi vahepeal ära eksida, et seal oli jah, käike ja käigukesi hästi palju. Aga siis labor ise on, et asutus oli NCAR ehk siis Rahvuslik Atmosfääriuuringute Keskus. Atmosfääriuuringute vallas on maailmas top 5 kindlasti, aga pigem seal eesotsas. NCAR-i alla kuulus siis 8 laborit, millest üks labor on siis kliima ja globaalse dünaamika labor, millal on veel 10 osakonda, kus mingi seisuga oli 125 töötajat. Ja mina olin okeanograafia osakonnas. Ja tegelikult originaalis ma tahtsin küll ühe teise osakonda, aga selleks, et sinna saada, oli vaja kutsujat ja siis ma sain kutsujaks inimese, kes töötas seal okeanograafias. Aga kuna kogu see CGD osakond või labor oli selles majas, et siis ei olnud seal nii suurt vahet, millises laboris ma täpselt olen. Muidugi see 125 töötajat, et selle võib tegelikult korrutada umbes 2-ga, sest väga palju oli külastajaid, olidki külalisteadlased ja muidugi tudengid käis ka päris palju sealt läbi. Tõesti väga rahvusvaheline seltskond ja üllatavalt vähe oli venelasi, kuigi natuke oli, ja üllatavalt palju oli prantslasi. Minu üks juhendajatest oli Prantsuse päritolu. Ja siis, mis seal väga hea oli, mis mulle väga meeldis, on see, et seal oli lõunal käidi alati koos. Seal olid suured, umbes 10 inimese lauad, ümmargused lauad, et see vestlus, mis seal laudade ümber toimus, oli alati hästi huvitav. Mõnikord juhtus, et see juhtus olema prantsuse keeles, et siis polnud nii huvitav. Natuke raskem. Nii. Ja miks ma sinna läksin üldse? Et seal oli ühes kohas hästi palju asju, mis mind huvitasid. Ehk siis oli võimalik kasutada superarvutit, sest need andmemahud on viisakalt öeldes väga suured. On need erinevad kliimaandmebaasid ja need ongi seal superarvutis juba koha peal olemas, ehk siis ma ei pidanud midagi kuskilt alla laadima, vaid pidin küsima kataloogi, et millises kataloogis mingid andmed on ja need asjad olid olemas. Ja tõesti, reaalne töö käiski niimoodi, et ma istusin oma sülearvutiga, võtsin ühendust, logisin sinna superarvutisse sisse ja siis minu ekraanil töötas see superarvuti ja kuigi seal kodune internet, eriti alguses oli suhteliselt kehvapoolne, seal mägedes igasugused levid, asjad on keerulised, et siis suhtlus superarvutiga töötas peaaegu alati väga hästi. Siis lisaks mulle on seal ka üks CESP kliimamudel, mida seal kohapeal arendatakse, mille andmeid ma kasutasin ja siis mida lõpuks ka ise üritasin õppida kasutama natukenegi. Ja muidugi, mis oli väga oluline, oli seal on vahepeal ma suhtlesingi rohkem tarkvarainseneridega kui oma juhendajatega, sest oli jälle, et mina istusin mõnikord mitu päeva maas, üritasin lahendada, guugeldada, otsida lahendusi. Kõik hakkama ei saanud, siis läksin inseneri juurde ja siis 10 minutiga oli lahendus olemas. Närvi küll. Ja muidugi erialaspetsialisti, et kui sisuni jõudsime, et sai mingeid tulemusi, et siis et kuidas moodi neid tõlgendada või miks mingi asi niimoodi on, nagu ta on, et seda oli ka võimalik
et kui juhendaja ei teadnud, et siis ei tea, ta vist teadis kõik inimesi, kes seal oli, alati oli tal inimene, kelle poole mind saata. Ja siis tarkvarast kasutati peamiselt Pythonit, aga nemad ise õppisid ka seda alles, et mõned ajad tagasi hakati rohkem Pythoni peale üle minema, et varem nad kasutasid peamiselt mingi seal kohapeal loodud programmeerimiskeelt, mis töötas neil väga hästi, aga siis lõpuks ikkagi, kuna Pythonis on nii palju neid teeke asju, millega on võimalik asju väga kiirelt ja kergelt ära teha, siis selle kohaliku programmeerimiskeele arendamine võttis nii palju ressurssi, et siis nad lõpetasid selle ära. Aga nagu nad ütlesid, et kui me ikka millegi Pythonis hakkama ei saa, et siis lõpuks ikkagi paljud kasutavad jätkuvalt seda vana programmeerimiskeelt. Paljud kasutavad Pythonit Jupiteri all, et siis on visuaalsem ja mõnes mõttes mugavam kasutada. Mulle vedas, et septembris läksin ja siis mõne septembri alguses või keskel oligi juba üks 3-päevane Jupiteri koolitus, kus sai väga hea stardipaugu. Nii. Ja mida ma seal teha tahtsin, oligi esimene töö oli nende kliimamudelite andmete töötlemise õppimine. Ja selleks ma tahtsingi teha seda, kasutada siis neid meetodeid, et arendada oma teemat, seda Arktika, kuna Arktikas toimub väga kiire kliimamuutus, et kuidasmoodi see siis mõjutab Läänemere regiooni kliimat. Siis kasutasin seal selleks kohalikku andmebaasi, et ma kohe varsti räägin, ja siis uurisin erinevaid seoseid, vaatasin üle kogu regiooni ja vaatasin ka mingid alamregioone, siis vaatasin ka osakorrelatsioone, et kui suured on NAO, AO ja Barentsi oscillatsiooni mõjusid ja muid indekseid. Ka erinevate perioodide ja erinevate andmebaasidega. Võtlesin ka näiteks ERA5-ga, mis on Euroopa globaalne järeleanalüüsi mudel. Vaatasin, et kas sellega lähevad andmed kokku ja laias laastus läksid. Ja siis teine, mida ma teha tahtsin, oli kliimamodelleerimine ehk seda õppida ja uurida, et kas sa saaks ka seda mudelit Eestisse kaasa võtta, et sellega pärast edasi teha, modelleerida. Aga sellest räägin ka pärast edasi. Siis veebruari lõpus, nagu näete, saabus koroona ja meil maja pandi nädalaks kinni, öeldi, et seni, kuni olukord selgineb, et siis töötali kodus. Reaalsus on see, et detsembris lubati üle vaadata, et võib-olla, et mõned inimesed saavad tööl käia, et peame tarkvarainsenerid, kes hoiavad neid arvuteid tööl. Aga tavaline teadlane ei pääse sinna ja kõik külastajad, kellega on mingid kokkulepped tehtud ja kes on kutsutud, kõik külastused katkestati. Tulevad need külastused, õnneks need, mis juba olid alanud, et mind koju ei saadetud. Eestisse ei saadetud, koju saadeti küll. Nii, ja siis see SML andmebaas, mida ma seal peamiselt kasutasin, see ongi nende enda kliimamudeliga tehtud. Ja siis esimene osa, mis ma tegin, oligi 1800 aasta pikkuse kontrollandmebaasi kasutamine. Siis see kontrollandmebaas oli siis selline, et seal oli aasta 1850 atmosfääri koostis, mis ei muutunud, ehk siis
põhimõtteliselt selles andmebaasis trendid puudusid. Selles mõttes oli väga, väga mugav, et siis sai neid seoseid palju paremini uurida. Ehk kui ma nende järelanalüüsidega olen uurinud 30-40 aasta pikkuseid aegridasid, siis 1800 aastat annab seos võib olla oluliselt nõrgem selleks, et ta oleks ikkagi statistiliselt usaldusväärne. Ja siis teine andmebaas, selle sama andmebaasi teine osa oli 40-liikmeline andmebaas aastatel 1920 kuni 2100, kus siis atmosfääri koostis kuni 2005. oli ajalooline, edasi oli P8,5 ehk siis pessimistlik kliimaprognoos ehk et gaase oluliselt ei piirata. Läheb nagu ikkagi. Ja siis tegelikult oli olemas ka kõik need muid andmebaase ka veel, aga peamiselt ma tegelesin nendega. Aga nüüd mais ma tegin ühe ettekande ka nendest tulemustest, et mingit väga head tulemust ei olnud, ehk see, mida ma lootsin leida, ehk siis tulemus selle kohta, et kui hästi see Arktika kliima siis meid mõjutab. Aga mingid tulemused tulid ja sellest ikkagi artiklite analüüsiga lõpuks kokku kirjutada. Ja oligi, et kuna me olime perega seal, et siis lapsed olid koolis ja siis Liisi sai ka olla. Et mina olin septembrist septembrini, siis Liisi oli ka seal, võeti meie töögruppi ka külastajana kirja. Et siis mina peamiselt programmeerisin ja uurisin andmebaasi ja tema luges suurtes kogustes artikleid, seni kuni tuli koroona ja meie iganädalased kohtumised juhendajatega läksid internetti ja enam ei olnud nii tõhusad. Aga võiks olid ikkagi. Nii, siis ongi siin teen lihtsalt ühe jooniselt, kuidasmoodi selle andmebaasi põhjal meie kliima, Eesti keskmine temperatuur, Eesti piirkonnas üks kast, et selle kasti keskmine temperatuur peaks kasvama. Ehk siis talvine temperatuur, kui praegu peaks olema -2, et siis sajandi lõpuks peaks ta minema plussi. Aga see on muidugi keskmine ja siis heledam on siis 40 mudelit, 40 üksikut ansambli liiget, mis kõik on omavahel sõltumatud ja ehk siis selle järgi võib öelda, et võib ka sajandi lõpus ikkagi negatiivset temperatuuri olla talvel. Ka keskmine talv võib negatiivne olla. Nii. Aga siin on ka mõned tööjoonised, mis me tegime, et kus üritasime leida seost siis Läänemere regiooni, mis on siin musta kastina, et neid korrelatsioone siis kogu Läänemere regioonis ja siin on Läänemere regiooni maapinna temperatuur, selle seos jää kontsentratsiooniga. Punane on siis positiivne korrelatsioon, sinine on negatiivne ja valge on siis statistiliselt mitte usaldusväärne korrelatsioon. Ja siis et NAO seletab NAO korrelatsioon, et kui NAO mõju maha võtta, et siis
eriti talvel talvel ja tegelikult ka kevadel näomõju on ikkagi täitsa selgesti nähtav, et siis muudel aastaaegadel suvi ja sügised näomõju väga ei ole ja Barentsi oscillatsioon, mis võiks anda paremaid tulemusi, võiks olla, sest kujult on see seos üsna sarnane nende kujudega, mis meil siin korrelatsioonid olid, et siis praktikas arvutades ta mingit arvestatavat mõju ei avaldanud. Ja siis, kui ma olin mingisugune tulemus juba kätte saanud ja oli tunne, et siit ma juba oskan ise edasi minna, et siis ma jätsin selle töö pooleli ja hakkasin õppima selle CESMi mudeliga modelleerimist. Ja juuli teine pool vist oli üks nädalane koolitus, oli ka internetikoolitus kahjuks, koha peal seda teha ei saanud, aga siis võtsin välja ainult ühe lehekülje nendest slaididest, mis meil olid, et see modelleerimine on viisakalt öeldes üsna kompleksne ja siis ongi, et seal on terve hunnik katalooge, terve hunnik faile, palju asju saab muuta, väga palju asju saab muuta ja siis saadki teada, et näed, need asjad on siin, ärge siit midagi muutke, muidu on kõik tuksis. Tore. Et siis neid detaile, mida jälgida, oli hästi palju ja siis oligi, et 5 päeva, iga päev oli siis pool päeva oli teooriat ja praktikume ja siis pool päeva oli, õhtupoolikud olid kõik mängi ise ja proovi aru saada. Ja siis kõige efektiivsemad olidki need mõned tunnid, kus meil olid ülesanded ja me täitsime neid ja siis olid instruktorid, kellega sai sina jagasid oma ekraani ja siis instruktor ütles, et näed, kus midagi saab teha või kus midagi poleks pidanud tegema. Aga peamine, kui ma sealt selgeks sain, oli see, et modelleerimisega tuleb tegelema hakata siis, kui muid lahendusi enam ei ole, sest see on ikkagi, see andmemaht, mis seal on ikkagi väga-väga suur. Et ma tegin, mõtlesin, et mida võiks arvutada, oli teooria, et kuna seoses koroonaga kasvuhoonegaaside tõus jäi natuke rahulikumaks, et siis kui teha arvutus, et kui fikseeridagi, et näiteks aastast 2020 veel kasvuhoonegaaside kontsentratsioonid jäävad paika, mis siis juhtub? Tõenäoliselt inertsis mingisugune soojenemine peaks ikkagi jätkuma, aga kui palju ja kui kaua ja kus see meie atmosfäär siis lõpuks, meie kliima lõpuks stabiliseerub, oleks päris huvitav arvutus olnud. Aga selleks, et seal tuleks mingit mõistlikke tulemusi, peaks olema arvutus, mõtlesin, et vähemalt 20 aastat, vähemalt 5 ansambli liiget, aga see oleks absoluutne miinimum, alla selle kindlasti ei tuleks mingeid tulemusi. Aga siis, kui senini oli mulle öeldud, et põhimõtteliselt kasuta seda superarvutit, et ei ole probleemi, selle jutuga läksin, siis öeldi, et vabandust, aga selleks on vaja eraldi projekti, et see on natuke mahukas töö. Ja ma uurisin ka, et põhimõtteliselt saaks selle mudeli vähemalt teoreetiliselt Tartu Ülikooli arvutuskeskusesse üle tuua ja seal on mingisugune 5000 protsessoriga
nood või mis iganes ta on. Et sellele kuluks tegelikult selle arvutuse tegemiseks ainult suurusjärk 2 ööpäeva. Ainult protsessorile minu arvutil kuluks 2 aastat. Aga lisaks see andmevahetuskiirused, et tõenäoliselt võtaksid selle veel oluliselt rohkem alla. Aga jah, ja see arvutus maksaks ülikooli arvutuskeskuses 3000 eurot sisekäivet. Et seni, kuni selle jaoks eraldi projekti ei ole, et siis ma arvan, et ma sellega tegelema ei hakka. Aga vähemalt ma tean, kuidas moodi need mudelid, mis probleeme seal võib tekkida ja millega peab arvestama. Näiteks ma pidin vahepeal kõik arvutused ümber tegema. Ei olnud ka väga suur töö, aga et kus selgus, et oli väike loogikaviga. Mina arvasin, et kui mul on öeldud, et on aasta 2025 jaanuar, et siis on aasta 2025 jaanuar. Aga mudeli loogika oli see, et ta arvutab ära ja siis paneb järgmise kuu või järgmise päeva kuupäeva. Sest ta arvutas juba tema jaoks oli järgmine päev, kus ta arvutas eelmise perioodi keskmise ja ma olin väga rõõmus, kui ma sain teada, et sain seda teada enne, kui selle kohta artikkel avaldatud. Väga rumal olukord. Nii. Ja sellega lõpetakski. Nagu pildi peal näha, et käisin ka mägedes ronimas. Elverti mägi on siis Colorado kõige kõrgem. 4,5 kilomeetrit peaaegu. Kõige kõrgem on 50 meetrit kõrgem umbes, nii et tegelikult väga tipust palju puudu ei jäänud, aga samas neid üle 14 000 jalaseid mägesid on seal üle 10, nii et ei midagi erilist. Aga tõesti ülesminek tähendab seda, et mingit abivahendeid ei olnud vaja, küll oli pulss oli 140 peal, kell näitas keskmiseks kiiruseks 2 kilomeetrit tunnis ja kilomeetri kohta tuli 300 meetrit tõusu. Ja niimoodi päris mitu kilomeetrit järjest, et see oli päris huvitav. Nii, aga tänaseks minu poolt kõik ja palju küsimusi. Ma saan aru, et teoreetiliselt saab ka läbi arvuti küsida. Saab koha pealt küsida, saab läbi arvuti küsida, saab läbi arvuti kirjutada küsimusi. Kõige kindlam on vist kirjutada. Kui siin saalis rääkijad, küsijad hästi ei kosta, siis seda võib ka seal chatis, need, kes on arvuti kaudu, võivad märku anda, sest tegelikult meil on olemas mikrofon ka, mida saab selle jaoks, et arvuti kaudu ja salvestuses oleks kuulda, aga ma ei tea, võib-olla tegelikult meil siin kostab niigi. Peaks siis arvuti kaudu inimesed tagasisidet andma, kui tundub, et oleks tarvis maasaali sisse mikrofoni. Esimene julge. Aga siis ma hakkaksin ise hoopis peale. See on mudel. Kas ta hakkas peale siis 1800 andmetest või ta hakkas peale nendest 2000. aasta andmetest, seal kus on see graafik, et mingisugune silejoon ja siis hakkab tulema see, jah, vot need näiteks, et mis ajaväärtus stabiilne seal on või enne seda? 1850 ongi stabiilne, ehk siis tegelikult on tal see mudelis on kõigepealt ongi see kontrolljooks, see 1800 aastat. Et see vist tegelikult nad panid kirja, et see algas aastast 400, aga kuna kogu kliima oli 1850, et siis et see aastaarv seal nagu sisulist tähendust ei omanud. Ja siis kui ta jõudis aastani
850, siis seal vist tulid mõned mudeliliikmed juurde ja aastast 1920 siis jagati ta 40-ks. Siis iga jooksutati sama mudelit 40 korda läbi ja siis et näha võimalikke variatsioone. Saate teada, mis see loomulik variatsioon võiks enam-vähem olla. See, mis on siin praegu väärtuseks 1960 aastal, kas see on see, mis tegelikult siis enam-vähem oligi sellel 60. aastal või see on tegelikult midagi? See on juba et alates 1920-ndast on gaasid on õiged. Ehk siis minu tegelikult 1850. aastast alates on juba gaasid õiged. See, mis nii hästi kui teada oli. Ja siis et 20 kindlasti on juba gaasid õiged. Ehk siis mõõtmistulemustega võrreldes on need mõõtmistulemused ka kuskil 60-ndatest siis enam-vähem see sama, mis on siin see mudel arvanud, või ta on tegelikult kuskil pool tihkes ja tegelikult kuhu ma edasi tahaks välja jõuda, kui see mudel on alates 2005. aastast juba oma ainult ennustust sõitnud ju ikkagi üle 10 aasta juba, kui palju ta sellel ajal tegelikult sest mõõtmisandmetest mööda või pihta läheb? Selles, et modelleerida, ega nad päris mõõtmisandmeid väga ei tahagi võrrelda, sest ja kui ma alguses olin väga kuri nende peale, et miks nad päris andmetega ei taha võrrelda, siis nüüd ma juba vaikselt on aru saanud, sellepärast, et modelleerijad ütlevadki, et kui nad võtavad siit näiteks selle talve 40 joont, 40 erinevat realisatsiooni, et tegelikult on 41, et see, mis tegelikus atmosfääris toimub. Ja milline see tegelik atmosfäär on, et kas ta läheb, et millise joonega ta kokku langeb, et see on suhteliselt juhuslik, et võib olla ühes ääres, võib olla teises ääres, et siis nemad peamiselt võrdlevad ikkagi selle keskmisega, et 40 keskmisega, nad vaatavad seda ja siis ütlevad, et miks me peaksime oma keskmist võrdlema nendest ühe realisatsiooniga, et võrdled ühega on liiga soe, võrdled teisega on liiga külm, mis see annab? Just, et kui võtta see 15 aasta keskmine, mis mudel ütles ja 15 aasta keskmine, mis tegelikult juhtus. Ja kui sarnased või erinevad need on? No, ma nii täpselt ei ole vaadanud, aga nii-öelda trendid on ikkagi üsna sarnased. Midagi väga üllatuslikku või erinevat ei ole. Minu mälu järgi seal isegi on see, et reaalsuses Arktika jää väheneb kiiremini, kui mudelid näitavad. Et nii pessimistikuks keegi ei ole suutnud seda mudelit keerata. Jah. Mis asjad seal mudelis muutuvad? Mudelites on meil on need ääretingimused, ehk siis käivitamismomendil mingisugune olukord peab neil ikkagi ees olema, aga kui see panna ka midagi üsna absurdset, et siis läheb, et see mudel on stabiilne, et ta läheb ikkagi reaalse lähedaseks suhteliselt kiiresti, aga siis muutujad ongi hoovused, kasvuhoonegaasid, et see, millega mina mängisin, et seal on need kasvuhoonegaasid peamiselt, said panna, et CO2 on konstantne või muidugi teisi gaase sai ka muuta. Ja
Ja siis tegelikult mudelis on muidugi võimalik ka kõiki neid geoloogide teemasid, ehk siis maa kaldenurkasid ja natuke kaugus väikesest, sellised asjad on ka kõik võimalik muuta. Aga jah, ma ütlesin, et see mudel on nii kasutajasõbralikuks tehtud kui võimalik, et neid asju, mida sa ei tea ja mida sa ei taha muuta, et ärge muutke neid, et need peaks olema, mida te ei muuda, et need peaks olema üsna mõistlikud. Aga jah, neid asju, mida on võimalik muuta, oli pigem tuhandetes kui sadades. Näiteks selle aja sees maa ja mere, maa ja ookeani konfiguratsioon kuidagi muutub. Selles, et see on fully coupled ehk siis on atmosfäär, et siin on sees atmosfäär, ookean, biosfäär, aerosolikeemia, ja need kõik asjad on omavahel seotud. Ja muidugi, millega ma olin ka väga hädas, seni kuni lõpuks mulle selgeks tehti, oli see, et originaalis need atmosfääri inimesed tegid atmosfääri mudeli ja siis ookeani inimesed tegid ookeani mudeli. Igalühel on neil omad huvid. Atmosfääri inimeste huvi on see, et ikkagi põhjapoolus, kõige lihtsam on arvutada ikkagi, et põhjapoolus on põhjapoolusel ja on niisugune ühtlane võrgusamm. Ookeani inimesed ütlevad, et Arktika põhjapoolus on väga huvitav ala, aga Gröönimaa on väga ebahuvitav, sest see ei ole ookean. Ja siis nemad keeravad oma atmosfääri oma võrgustiku keeravad ära, et maakera keskpunktiks või selleks põhjapooluseks on Gröönimaa ja neil on ka natuke oma võrgusüsteem. Ja kõige hullem on see, et lõpuks pandi see mingi, et nad said aru, et ikkagi need mudelid tuleb ühendada, aga ajalooline taak või kuidas seda nimetatakse, on see, et jätkuvalt on see sama mudel, aga ta annab atmosfääri väljundi, annab ookeani väljundi ja muid väljundeid. Ja need on erineva võrgusammuga, nad on erineva konfiguratsiooniga, nad on, et kui ma arvasin, et kui ma ise arvutaksin, et siis oleks kõik õige, nad ütlesid, ei, sina arvuta, mida tahad, aga ookeani mudel tuleb ikkagi ookeani konfiguratsiooniga ja kui see kõik kokku panna, et siis keegi kaotab, et atmosfääri ei ole mõtet keerata poolust Gröönimaa peale ja nii edasi, ja kuna keegi kaotab ja ükski nendest osapooltest pole huvitatud mudelit halvemaks tegema enda osas, et siis seda vist ei juhtu. Esmapilgul absurdne probleem näiteks jääb. Kollase joone. Kollane on siis kõige soojem ikkagi suvi. Juuni, juuli, august. Ja siis katkendlik joon on siis kontroll. Andmebaas 1800 aastat, mis seal see keskmine oli, et muidugi ta mingil määral ikkagi varieerus, aga siin on pandud keskmine lihtsalt. Ja siis natuke heledam on siis 40 ansambli liiget. Laetusike 5-kraadises piirkonnas varieerub ja on ikkagi, et selle järgi aasta 2080 ikkagi keskmine alla 20 ei lange. Et selles, et kindlasti ta võib-olla mingil määral nihkes, et see ei ole täitsa võimalik, aga need suunad võiksid enam-vähem õiged olla.
rääkides kraadidest, olin Liisile ülitänulik suvel, siis kui mina elasin seal 2,5 kilomeetri kõrgusel Nederlandis ja seal oli, vahepeal läks 28 peale kraad, aga enamasti oli 25 kraadi juures, oli väga kontinentaalne, väga kuiv, väga mõnus. Ja kui ma käisin ikkagi enam kord nädalas käisin seal all Boulderis, sest Boulderi linn on hästi Tartu moodi, et seal on ka umbes 100 000 elanikku, sest mõnikümmend tuhat on tudengeid Tartuski. Aga sinna jõudes oli enamasti temperatuur umbes 40 kandis varjus. Siis ma ühe korra käisin ka siis seal, et kui Eesti uudistest käis ka läbi, et seal surmaorus mõõdeti 56 kraadi. Siis nädal hiljem ma käisin seal ka korraks läbi, et vaatasin, mis tunne on. Nii palju enam ei olnud, aga 48 kraadi äkki oli õhtul. Väga imelik oli. Inimesed elavad. Küsimusi. Nii. Kollase joone minu, mis tahtsin ära. Kollase jutt jätkub, et kas soojenemine Eestis? Talved muutuvad Eestis soojemaks. Aga selle joonise järgi lähevad suved ka. Vaata, seda ma ei oska hästi kommenteerida. Jah, ma ei ole teistega võrrelnud, aga see mudel näitab, et Eesti keskmine ikkagi võiks minna soojemaks. Ja veel küsimus, et lens või et on ainult neid algtingimusi varieeritud. Ja muidugi see mõttes, et algtingimusi on varieeritud nende erinevate liikmete jaoks, aga muidugi see reaalajas muutub, mitte reaalajas, vastavalt kuupäevale muutub ka see kasvuhoonegaaside sisaldus. Prognoosi järgi või reaalselt. Ja CESMi kliimatundlikkus võrreldes teiste globaalmudelitega ei oska väga öelda, et seal oli, et nad seal ise nad reklaamisid, et näitasid liigile suurt tabelit, et kus oli ekraanil mõnisada numbrit, kus oli hästi palju erinevaid mudeleid ja siis nad just kiitsid, et nende mudel on üks parimaid, mis mingit, et kui nad vaatavad hästi palju erinevaid parameetreid, siis nende mudel pidi andma häid tulemusi. Mingi algoritmi põhjal, summaarselt. Ja selle lensiga on veel see, et praegu on, et see on CESM 1, ehk CESMi vanem versioon ja 40 liiget, aga võib-olla juba selle aasta lõpuks, aga võib-olla järgmisest alguseks peaks valmis saama Lens 2, mis on CESM 2 põhjal arvutatud ja kus on juba 100 ansambli liiget. Kas ta oma pikkus oli 2100 või 2200 äkki isegi, seda ma enam ei mäleta. Aga jah, et nad ise ootavad juba selle uue mudeli valmimist. Kuna selle arvutusmaht on nii meeletult suur, et siis jah, see lihtsalt võtab aega. Nii. Okay. Been able to retrieve similar values for maximum? Yeah, I plan to do it, but I haven't done it. I plan to.
Pia. Uurimisküsimus, mida andmebaasi peal kontrollisin. No laias laastus peamine küsimus oligi see, et kuidas moodi Arktika kliimamuutus mõjutab Läänemere kliimat ja selle nii-öelda tavaolukorras. Ja siis ma jagasin ka, hiljem vaatasin ka seda, et kui ma jagasin selle ajaperioodi kas 20-aastasteks perioodideks ja vaatasin siis, et kas need korrelatsiooniseosed ajas muutuvad, siis nii-öelda statistilises mõttes need seosed on seal täiesti olemas, aga praktilises mõttes need seosed on sageli üsna väikesed. Et nad ei ole et neil niisugust rakenduslikku väärtust väga palju ei ole. Et Arktika andmete pealt saaks midagi või Arktika muutuse pealt saaks midagi meie muutuse kohta öelda. Ja muidugi teine oli, mida me arutasime, oli ajalises läägide arvutus, ehk siis kuidas näiteks kliima pool aastat varem Arktikas, kuidas see mõjutab meie kliimat. Saime ka, et 3 kuud veel on täitsa arvestatavad seosed, aga pärast seda eriti ei ole. Aga mingid seosed sealt tulid ka, et sellega me peame ka veel edasi tegelema. Selle graafiku arvutamine või? Tegelikult see võtab väga vähe aega. Seni, kuni ma ei tegelen modelleerimisega, siin ei öelda, et tee, mida tahad. Ehk selle tegemiseks on lihtsalt, et ta võtab sealt andmebaasist, võtab andmed ja siis teeb nendega protseduure, et see on võrreldes modelleerimisega ikkagi väga-väga palju kiirem töö. Jah, et see modelleerimisel on just see, et siin ma võtan korraga ette ainult ühe parameetri ja sageli võtan ette mingisuguse piirkonna, ehk siis see andmemaht kohe väheneb. Aga kui ma modelleerin, siis see on globaalne, ehk ta võtab globaalselt kogu maakera ja et isegi kui sind huvitab ainult temperatuur, et siis selleks, et kuna ta on seotud mudel, et siis mudel peab ikkagi arvutama kõiki parameetreid. On. Aga kui sa ütled, et sa siin varieerid algtingimusi ja... Ei. See lens andmebaas, et see on juba modelleeritud, et need andmed on olemas ja need andmed on kuskil seal andmebaasis olemas. Põhimõtteliselt võtsid ainult piirkonna 4G. Jah. Ehk ta ei pidanud neid ise uuesti arvutama, vaid need olid juba olemas. Ja küsid, et kas sa räägid kaugseire päeval oma nendest tulemustest? Kaugseire päeval ma räägin nendest võib-olla natuke ka tulemustest, aga seal ma plaanin rääkida sellest, et mis on nende kliimamudeliga, nende kliimamudeli ansamblitega, et mida nendega saab teha, mida nendega ei saa teha. Mul oli see natuke mustmaa varem ja siis
äkki on veel huvilisi, kes tahavad teada, milleks nad on head ja mida sealt ei maksa oodata. See on vist 5. november, kui me võime vastama. Võib lisaks selle ühe uue ettekande teha, mis on tulemuste tutvustamine. Tulemustega ongi natuke raskusi, et me peame niisuguse jõuseid tulemusi, millest võta ja kirjuta, selliseid tulemusi nagu väga hästi ei olegi. Me peamegi negatiivsest tulemusest ongi väga raske kirjutada, aga plaanis on midagi kokku ikkagi kirjutada sellest tööst. Aga see, mida me lootsime sealt leida, ei tea, kas on hea või halb, aga jah, et seda me ei leidnud. Veel küsimusi? Võib muidugi üritada vaadata, kas me saame siit salvestamise ära lõpetada. Saame.